võiks tervitada oma ema, siis kõiki toredaid inimesi, kes on mulle selle teekonnal kaasa elanud. Sometimes I take a left when everything is right, and I can see the road when I turn out the light. I sleep under the stars and then it starts to rain. Take cover in a bar and run into a friend, and run into a friend, and run into a friend, and run into a friend till the sun comes out again. Fell asleep in LA, woke up in Bangkok. Gave my soul to a babe in a pawn shop. Oh my E, oh my home, could be anywhere. Any road, any road, any road will take me there. Any road, any road, any road. Oh my E, oh my home. Any road, any road, any road will take me there. I may have roamed these streets 100 times before, and when I finally meet you, I'll roam 100 more. And maybe we'll go north, and maybe we'll go south, just to keep on rolling, rolling, rolling is what it's all about. Fell asleep in LA, woke up in Bangkok. Pepa ja la parasepa. Woke up in Bangkok, gave my soul to a babe in a pawn shop. Oh my E, oh my home, could be anywhere. Any road, any road, any road will take me there. Any road, any road, any road. Oh my E, oh my home. Any road, any road, any road will take me there. Oh, the last thing I remember before she broke my heart, we were riding in a rickshaw down Sunset Boulevard. Mis on reisi kõige parim osa? Minu jaoks on see hetk, kui sa oled lõpuks sinna majutusse jõudnud, sellepärast et kõige tüütum osa on just jäänud selja taha ja kõige parem osa on just algamas. Nii et nüüd on see hetk, kus sa võid lihtsalt selle koti nurka visata ja siis kotist välja otsida need suvekleidid, mida sa Eestis võib-olla korda aastas saad üldse selga panna. Ei hakka siinkohal üldse oma vaimustust varjama, ma olen seda reisi ikka väga pikalt oodanud. Ja naised omavahel puhkusereis on ikkagi täiesti omaette tasandi puhkus. Võib-olla mitte nii väga füüsiliselt lõõgastav küll, aga väga oluline mentaalsel ja vaimsel tasandil. Ja ära unusta, et kui sa reisid Hispaaniasse, siis kindlasti kohe esimene jook, mida sa Hispaanias jood, on külm, värske, kohalik, soovitatavalt teenindusega lauda. Sangria. For me, right? Hello, Sangria. Hello, how are you? How are you, beautiful? You're beautiful right now. Right, just right now. Right now. It sounds good. Oh, it's nice, good. All beautiful ladies is very good. Yes, please. Oh my God. Okay. All beautiful ladies in front of the beach, sand beach. Thank you so much.
kui normaalsed inimesed magavad lennujärgsel päeval välja, siis meie läksime trippima kohe. It was a summer night, such a perfect day. But we were so laid back, just watching the waves. It was our time, there was no rain. We would just love, then do it all again. The sun set for the last time. Oh, I hate to say goodbye, 'cause we had such a good time. Here's a toast to the good life. I can't stop thinking about the sand in my feet. I got a heartache 'cause cold ain't for me. I wish my worries would wash into the sea, 'cause it's far too cold, darling, cold ain't for me. Este is Los Cañadas de Teide, now the Tinalfai National Park. Then we'll go to Garafuna and Gomera. See põhjus, miks me selle tuuri järgmisele päevale broneerisime, oli sellepärast, et seda sama tuuri, mida meie soovisime, seda korraldati ainult 1 korra nädalas. Seega meil ei olnud erilist valikut. See tuur hõlmas endas siis bussisõitu praamile, praamiga kõrvalsaarele Lanzarotele, sealt korjas meid peale ekskursioonibuss ja siis tuuritas meid päev otsa saare peal. Käisime läbi põhilised vaatamisväärsused, ilusaimad kohad Lanzarotel. Kuna väga-väga palju oli bussisõite mööda saart, siis terve selle aja, kui me sõitsime, esiteks oli väga ilus välja vaadata, sest igal pool, kui sa vaatasid, oli tõesti väga maaliline. Ja teiseks terve selle aja giid rääkis kogu aeg. Ta informeeris, mida me hetkel näeme, mis on selle koha ajalugu, kuhu me teel oleme, mis on selle koha ajalugu, ülipalju detaile ja ülipalju ka informatsiooni, näiteks mis on see aasta teistmoodi kui eelnevad aastad ja nii edasi. Esimene peatus oli meil Lageria viinamarja kasvatuse piirkond, mis oli minu jaoks isiklikult nii põnev, et ma oleks isegi sinna võtnud sellise mingi pikema tuuri, paari tunnis ehk. See on väga unikaalne istandus, sellepärast et iga põõsas on ehitatud oma pesasse ja pesa ümber on ehitatud aedik. Seda kutsutakse hoojoks. See on selle tõttu, et kaitsta neid põõsaid karmide ilmastiku tingimuste eest. It's the white one, right? Sweet. Dry or sweet? Oi, kui ma ei taha kuiva. Magusin sellest ongi täpselt nagu seda portviinat. Siuke mee maitse on juures nii maitsev. Üks on mingi megamagus, teine on megakuiv. Ja kui see degusteerimise osa tehakse hästi ruttu ära, et inimestel oleks võimalikult palju aega seal suveniiripoes ringi vaadata. Aga ma ei saa salata, mulle isegi meeldis seal sellepärast, et seal on need igasugused laavakividest ja maasest toodud kivimitest tehtud pudi-padi. 12:40, 12:40. And then we drive 20 minutes. We look to Sporigorfa. Meie suurepärane giid oli kahjuks tundub, et sakslane, sellepärast et inglise keelest me ei saa mitte midagi aru. Aga õnneks oli oma giid Helena kaasas, kes oli saksa keelest aru. Seega põhiline info siiski jõudis ka meieni. Cueva de los Verdes oli minu arust üks ilusamaid ja lahedamaid kohti, kus me seal saarel käisime. See on põhimõtteliselt siis koobas, mis on tekkinud magma liikumisest merre siis. Niimoodi, et see pealmine koorik kivistub ära õhu käes ja siis alla jääb nagu koobas või tunnel. See kooba ise on tekkinud 3000 aastat tagasi, aga need samad augud on sisse varisenud siis aja jooksul ja siis on tehtud 2 kilomeetrit umbes seal lahti turistide jaoks. Seal on kohvikud, söögikohad, lihtsalt pildistamise kohad. Seal õnneks anti meile ka normaalset aega ikkagi, et ringi vaadata ja maha istuda ja väike kohvi, õlle teha. Sellepärast, et sellises kohas tasuks nagu veidi seda atmosfääri nautida. Ta on tõenäoliselt üks nendest kohtadest, kus sa istud ja vaatad ringi, et vau, loodus on ikka äge. Mis seal on? See on koobas selline, näitab alle sealt valgusvaat ühes. Ma mõtlesin, et te tahtsite privaatset lauda siia võtta.
No savahikaktust. Väike õnn seal pidi kivi olema, mitte saar. Wow, ossa, das ist schön Belaaja. Vuntsidega, jah? Jep, tuuri keskel anti süüa ka, aga ärge lakse ennast sellest petta, sellepärast et see nägi ainult hea välja. Aga sellest pole midagi, sellepärast et päeva päästis limoncello. Won't you just look behind you? I might give you more. Hold until the end and I will see you through. Baby, you have got a friend who'll take you right into the blue. Järgmine peatus oli meil Timanfaya rahvuspark ja see on üks kõige muljet avaldavamaid vulkaanilisi maastikke Euroopas, sest kuigi viimased pursked toimusid 18. sajandil, on maa-alune temperatuur ikka veel väga kõrge ja vaid 10 sentimeetri sügavusel ulatub temperatuur juba mingi 100 kraadini. Aga mõnus! 67 kraadist. Ja meile siis demonstreeriti seda läbi 3 erineva meetodi. Oleks kuumus see peal. Kui eelmises klipis ta siis kühveldas circa 10 sentimeetri sügavuselt lihtsalt seda pinnast ja andis meile peo peale, proovides oli mingi 60 kraadi või midagi sellist, siis siin on auk veidi sügavam ja siin ta lihtsalt viskab mingit heina, et näitamaks, et see lihtsalt süttib siis mitte nii sügavalt maapinnast. Ja enamik rahvuspargist on rangelt kaitstud, et külastada saab seda vaid kindlatel marsruutidel ja giidiga, et säilitada seda habrast vulkaanilist keskkonda, et kuigi see aktiivseid purskeid ei ole, siis maa-alune tegevus ikkagi jätkub ja see pinnas võib liikuda ja praguneda ja see ei ole nagu ohutu inimesele seal ringi konnata niimoodi. Ja kolmandaks siis demonstreeriti meile vana head külma vett, kuuma auku nähtust.
Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Learning to fly, coming down, learning to fly. What do you desire? What makes you itch? What sort of a situation would you like? Let's suppose I do this office vocational guidance to students. They come to me and say, well, we're getting out of college, we have to make an idea what we want to do. So I always ask, what would you like to do with money when I'm office? How would you really enjoy spending your money? Well, it's so amazing. As a result of our kind of educational system, crowds of students say, well, we like to be painters, we like to be poets, we like to be writers, because everybody knows you can't earn any money that way. Another person says, well, I'd like to live an out-of-doors life and write a book. And then you want to teach them to write school. Let's go through with it. What do you want? When we finally got down to something with the individual. The Macizo del Fuego, at which we now find ourselves, was the epicenter of the eruptions and is befindet sich im Macizo del Fuego, in dem wir uns befinden. Der höchste Punkt liegt 500 reaching heights of 30 meters. ja viimane peatus oli meil siis väikese kaluriküla El Golfo kõrval asuv Lago Verde ehk roheline järv ja see väike oaas on siis tekkinud vulkaanikraatri sisse ja kogu selle musta liiva ja rohelise vee kombinatsioon päikese käes on tõesti väga kontrastne ja kaunis vaatepilt. Otros 11 bonitas que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas que ya no se dan, pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mi crush? Y tirarte las fotos que no te tiré. Hacho brote, bien linda, déjame traerte una foto. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome patas. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata. Y sería cabrón que tú me toques el guiro. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita, perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo, pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos.
beso y abrazo las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se mudan.